Tervist! Veel 5 aasta eest olin ma täiesti kindel, et vesinikuga rikastatud vee teema kuulub 100% uhhuunduse valdkonda. Veel mõne aja eest olin ma selles osas väga kõhkleval seisukohal, aga tänaseks päevaks on vesinikurikka vee positiivse mõju kohta kogunenud sedavõrd palju teaduslikust küljest väga tõsiselt võetavat infot, et see teema väärib vähemalt käsitlemist ja süvenemist. Esmalt, millega on üldse tegemist, sest ma olen kindel, et väga paljud mu kanali vaatajad ei ole sellisest asjast üldse kuulnud. Lihtsalt öeldes ja lepime kokku, et me hoiame praegu antud teema lihtsana, on tegemist tavalise veega, mille keemiline valem, nagu me kõik teame, on H2O ja milles on siis tõstetud selle H ehk siis vesiniku osakaalu ehk siis lisatud sinna vette täiendavalt molekulaarset vesinikku. Vesinikuvee positiivne mõju inimese organismile tuleneb enne kõike sellest, et väidetavalt on sel antioksüdatiivne, põletikuvastane ja laiemalt rakke kaitsev toime. Väidetavalt on sellise vee tarvitamisel olemas positiivne mõju sportlikule võimekusele ja sporditulemustele ja laiemalt ka tervisele üldiselt. Kas tegelikult ka on või on tegemist müüdiga ja pettusega, mille abil keegi üritab kusagil kergeusklikelt ja lollidelt raha kätte saada? Sellele küsimusele saame me vastuse, kui läheneme teemale teaduslikust vaatenurgast. Ja ma ütlen kohe ära, kui sa ei viitsi videot lõpuni kuulata, et meil on põhjust teaduspõhiselt väita, et vesinikvee tarvitamisel on olemas mitmeid positiivseid mõjusid. Aga ma soovitan sul video kindlasti lõpuni vaadata, sest eriti juhul, kui sa oled parimas eas, tervislik ja sportlik inimene, ei pruugi vesinikvee tarvitamine olla sinu puhul vajalik ja võib-olla ka mõistlik. Ja sellest miks, sellest ma räägin video lõpupoole. Aga kõigepealt üks üsna värske teadusuuring, mis tegelikult sundiski mind teemast varasemast enam huvituma ja milles raames leiti 18 varem regulaarselt lihastreeningut teinud noort meesterahvast keskmise vanusega 20 eluaastat, ehk siis noored terved inimesed, kelle abil testiti, kas vesinikurikka vee tarvitamine parandab lihasvastupidavust jõusaalis, tõstab hüppevõimet ja kiirendab lihastreeningust taastumist. Üks väga oluline seik, mille ma tahaksin kohe välja tuua, on see, et katsealused ei tarvitanud mingisuguseid toidulisandeid, mis välistab võimaluse, et muutused nende võimekuses olid põhjustatud mõne sportliku lisaaine, näiteks kreatiini või beta-alaniini tarvitamisest. Ka oli võimaluste piires üritatud tekitada olukorda, kus katses osalejad toitusid sarnaselt ja tegid seda kogu uuringuperioodi vältel. Välja nägi see katse nii, et 7 päeva jooksul jõid kõik katsealused kas 1,92 liitrit ehk umbes 4 tassi vesinikuga rikastatud vett või siis tavalist vett päevas ja 8. päeval jõid nad 1,26 liitrit ehk umbes 4 tassi kas vesinikuga rikastatud vett või tavalist vett enne lihastreeningut, lihastreeningu ajal ja pärast lihastreeningut. Siis peeti nädal aega pausi ja tehti kõik sama asi jälle uuesti läbi. Ehk siis tegemist oli crossover tüüpi uuringuga, kus kõik osalejad olid iseenese kontrollisikuks. Muidugi ei teadnud ka katses osalejad, millist vett nad millises katsejärgus tarvitavad. Lihastreeningu või tegelikult siis katse käigus tegid osalejad oma 70% ühekorduse maksimumraskusega 6 seeriat kangiga pool kükki, kusjuures igas seerias tegid nad kükke kuni suutlikkuse piirini, ehk siis seni, kuni nad lihtsalt enam ei suutnud ühtegi kordust teha. Seeriate vahel oli puhkuseks ja taastumiseks 5 minutit ja lisaks mõõdeti hüppevõimet ja treeningust taastumist, nagu ma juba varem mainisin. Ja tulemused on sellised. Harilikku vett tarvitades suutsid katsealused sooritada 6 seerias kokku keskmiselt 70 kordust, ent vesinikurikka vee tarvitamise perioodil 78 kordust, ehk siis protsentuaalselt tõusis korduste arv enam kui 11%. Ja sama suurusjärgu võrra tõusid ka lihastreeninguga seotud võimsusnäitajad. Hüppevõimes sama selgeid positiivseid tulemusi ei saadud, kuigi mingil määral vesinikvesi seda võimekust kergitas.
Taastumisnäitajaid vesinikvee tarvitamine ei parandanud, aga selle põhjuseks võib pidada, nagu ka uuringu tegijad targasti välja toovad, et taastumise kiirendamiseks pidanuks katsealused jätkama vesinikurikka vee tarvitamist pikemalt. Ja lisaks oli tegemist treenitud noormeestega, kelle organism oli lihastreeninguga harjunud, mistõttu meil on põhjust eeldada, et algajal jõusaali külastajal võib vesinikvesi selles parameetris anda paremaid tulemusi. Okei, on nende teiste näitajatega nagu on, aga see 8 päeva jooksul vesinikvee tarvitamine, et see põhjustas 11% korduste arvu tõusu, no oleme ausad, see on ikka päris muljetavaldav tulemus. Ma üldiselt ei tahaks teha kaugele ulatuvaid järeldusi ühe uuringu põhjal ja seega ma ootan ära, kas neid tulemusi järgmistes uuringutes korratakse, aga igal juhul on see väga põnev leid ja ma jälgin antud teemat edaspidi suurendatud huviga. Saamaks aru, milline on vesinikvee tarvitamise mõju tervisele laiemalt, on heaks pidepunktiks see teaduslik analüüs, milles võeti kokku kõik ülevaate koostamiseks tehtud antud valdkonda puudutavad uuringud. Tulles veel korraks tagasi vesinikvee mõju juurde füüsilisele aktiivsusele, siis toovad analüüsi koostajad esile uuringuid, mis näitavad, et vesinikuga rikastatud vee tarvitamine enne treeningut aitab aeglustada väsimuse teket ja parandada treening vastupidavust. Samas märgitakse, et kõikides teadusuuringutes ei ole seda toimet täheldatud või ei ole see olnud piisavalt selge, mistõttu võib arvata, et vesinikvee toime erineva treenitusega inimestel ja erinevatel spordialadel võib olla erinev. Kui nüüd rääkida muudest vesinikvee positiivsetest mõjudest, siis tuuakse eraldi välja, et selle oksüdatiivset stressi alandav mõju on teadusuuringutes leidnud kinnitust. Ja lisatakse ka, et see ei ole toksiline ka suurtes kogustes. See tähendab, et vesinikvesi on ohutu ka suurtes kogustes ja sellega seonduvad potentsiaalsed riskid on sisuliselt samad kui siis, kui sa tarvitad lihtsalt liiga palju vett. Ehk siis sisuliselt võib tekkida hüponatreemia ehk olukord, kus veres on liiga vähe naatriumit. Rääkides südame tervisest, toovad uurijad esile, et vesinikvesi võib alandada halvaks kolesterooliks peetava LDL-i taset ja parandada heaks kolesterooliks peetava HDL-i võimekust. Ja samuti see võib ennetada ainevahetussündroomi väljakujunemist. Samuti tuuakse esile vesinikvee või siis vesinikgaasi sissehingamise mõningast positiivset mõju COVID-19 patsientidele nii haiguse enese kui ka erinevate tüsistuste puhul, samuti dialüüsi patsientidele ja maksahaigetele. Lisaks on meil olemas heal tasemel uuringud, mille optimistlikult tõlgendamisel võiks öelda, et vesinikvesi parandab mõnevõrra teatud vaimse tervise näitajaid. Kui me räägime toidulisandite mõjust vähkkasvajatele ja vesinikvesi on sellel skaalal ravimid toidulisandid just viimane, siis on see minu jaoks alati teema, kus ma tahaksin olla eriti täpne ja ettevaatlik ja alati toonitada, et ükski toidulisand, kaasa arvatud vesinikvesi, ei saa asendada arsti poolt määratud ravi, vaid saab sellele lihtsalt parimal juhul positiivsel moel kaasa aidata. Samas analüüsis märgitakse ära, et vesinikuga rikastatud veel on leitud mitmeid positiivseid vähiravile kaasa aitavaid omadusi ja selle kasutamine on juba leidnud tee onkoloogiasse. Analüüsi autorid toovad eraldi välja vesinikvee võimaliku potentsiaalse mõju vananemisega kaasnevate tervisehädade osas ja leiavad, et sellel võib olla positiivne mõju eluea pikkusele. Kui vaadata uuringut, milles need väited on välja toodud, siis on tegelikult tõesti näha, et vesinikvee tarvitamine nügib märgatavalt paremuse suunas mitmeid vananemisega seotud markereid. Ja ühest uuringust ma räägin hästi põhjalikult veel, nagu pealkirja järgi näha, on see läbi viidud närilistel, aga potentsiaalse uurimissuunana on siiski minu arvates väga huvitav. Nimelt leiti, et vesinikvee tarvitamine suurendas oluliselt soolestiku mikrobiomis teatud positiivset tervise mõju omavate bakterite kogust. Inimesel ei ole selliseid heal tasemel uuringuid läbi viidud, kuigi midagi selle suunalist võib leida, aga kindlasti tahaksin ma isiklikult selle seoses osas näha nagu inimestel läbi viidud uuringuid ja selgemaid tulemusi.
Kui sa nüüd kuulad kõiki neid positiivseid tervisemõjusid, siis võib jääda mulje, et vesinikvee näol on tegemist mingi imevahendiga, mis parandab kõik su haigused ja kingib sulle igavese elu. See ei ole nii. Ja ma tahan toonitada, et valdav enamik neist positiivsetest mõjudest on kas väikeseid või parimal juhul mõõdukad. Aga need on olemas. Ja seega ma võin vastata video pealkirjaks olevale küsimusele nii, et vesinikvesi ei ole ei imevahend ega pettus. Ja selle on olemas teaduspõhised positiivsed toimed meie tervisele. Kust seda vesinikvett siis saab? Ma ütlen kohe ära, et ma ei ole sellel alal ekspert, aga mulle tundub, kui ma olen teemaga ennast natukene kurssi viinud, et kõige mõistlikum näib olevat enesele soetada vesinikvee generaator. Temust sa saad sellise aparaadi näiteks 28 euro eest. Aga ma kahtlen sügavalt, kas seda tüüpi aparaat midagi ka reaalselt teeb. Ja mulle tundub ka, et selliste aparaatide näol on hind otseselt seotud kvaliteediga. Ja minu väga põhjus guugeldamisseanss viitab väga tugevalt selles suunas, et alla 100 euro sa endale head riista ei saa. Aga veel kord, sellest teemast ma palju ei tea ja ma oskan soovitada ainult seda, et kui sa kavatsed sellise vidina enesele soetada, siis tee väga põhjalik uurimistöö ja eelista pigem kallimat ja kvaliteetsemat masinat. Lihastreeninguga seotud on mul seoses vesinikveega veel ka üks eraldi probleem. Ja see tuleneb muuhulgas sellest teaduslikust ülevaatest, kus toodi välja tõsiasi, et treeningjärgne oksüdatiivne stress on vajalik treeningutega kaasnevateks positiivseks adaptatsioonideks. Ehk siis lihtsamalt öeldes, kui sa teed regulaarselt aeroobset ja lihastreeningut ja surud samal ajal vesinikurikast vett tarvitades alla oma organismi oksüdatiivset stressi, siis sa võid tegelikult oluliselt vähendada tervisekasu, mida sa treeningus saad. Ma tegin antioksüdantide teemal hiljuti ka pikema video, kus ma sellest asjast rääkisin, nii et heida pilk peale. Minu arvates tuleks meil enne, kui me saame näiteks regulaarselt jõusaalis lihastreeningut tegevatele inimestele soovitada vesinikuga rikastatud vee tarvitamist läbi viia uuringud, kus analüüsitakse mitte niivõrd seda, kui palju vesinikvesi aitab meil jõusaalis enam tõsta, vaid seda, kuidas see mõjutab võrrelduna näiteks tavalise vee tarvitamisega lihasmassi ja lihastugevuse kasvu vähemalt 2-3 kuu jooksul. Ja sarnased uuringud tuleks läbi viia ka aeroobse treeningu osas. Ja alles siis me saame öelda, et vesinikvee tarvitamine on tervele, tervislikult ja mitmekülgselt toituvale sportlikule inimesele mõistlik. Kui sa oled 65+ vanuses, siis võib siiski vesinikvee tarvitamine olla mõistlik ka sportliku inimese puhul, sest vananedes ei saa me enam oksüdatiivse stressiga, mida vette lisatud vesinik edukalt alandab, samamoodi hakkama kui nooremast peast. Ka on meil tänaste teadmiste valguses mõtet soovitada vesinikvett kroonilisi haigusi põdevatele inimestele, sest sel näib olevat neile oluline positiivne tervisemõju. Samuti, kui sa oled näiteks tippsportlane, kes teeb 2 treeningut päevas ja lisaks veel ka võistleb regulaarselt, siis on sinu keha tabav oksüdatiivse stressi tase tavalise inimese samast näitajast suurusjärgu võrra kõrgem. Ja seetõttu võib vesinikvesi olla sinu puhul mõistlik valik ja seda enne kõike eriti ja võistlusperioodi ajal. Aga ärme siis unusta, et mitte ükski toidulisand ei asenda regulaarset füüsilist aktiivsust, kusjuures ma pean siinkohal silmas nii aeroobset kui ka lihastreeningut, sest neist saadav kasu on palju laialdasem ja suurem, kui ühelgi veel või pulbril kunagi olla saab. Jõusaalis näeme!